No tervitused siit külmast garaažist. Täna siis tegeleme natukene Audiga. Ma tean, kõik tahavad saada Mersu contenti. Audi enam kedagi ei huvita, aga anname Karlile paar nädalat puhata, et tal on siin lõputöö käisil ja igasugused teised projektid. Mersu kuhugi sealt ei kao ja Mersu aeg tuleb ka uuesti tagasi. Kuna siin garaažis on tõesti nii külm, siis ütlen ausalt, et siia väga tööd tegema ei kihele. Teeme täna kiire episoodi, midagi väga super põnevat ei tule. Räägime Audi tulevikust, räägime, mis plaanis on. Sobitame natukene asju ja vaatame, mis me selle sütijuhtmastikuga saame teha. Aga see selleks, hakkame algusest peale. Igatahes siis Audiga teeme kiire update'i, mis siin vahepeal Audiga toimunud on. Lähme kohe kõnnime sinna kapoti alla. Turbo on siis tagasi ilusti kapoti all, käis Finn Turbos hoolduses, kontrolliti tasakaalustuse üle, vahetati mõned õlitihendid ja läks tagasi peale ja tundub, et kõik toimib ilusti. Tegin esimese kuuma tsükli ka vahepeal ära ja kõik on tip-top. Siis mis veel on muutunud, wastegate ja kogu turbosüsteem siin siis, mis jookseb Mac Boost solenoidi, sai vahetatud teraskaetud vastu, sest et meie vaatajad mäletavad, Edra Finalsil esimene sõit läks meil sellepärast nahka, et turbo alt siis siin, mis siin paistab, oli meil plastikust vaakumvoolik ja see oli tegelikult pärast miili oli ära sulanud turbo sisse. Ja lõpuks siis, kui esimest korda nägi uuesti boost'i, siis lükkas selle turbo alt koda küljest lahti ja tekitas meile siis pea 5 barri rõhku. Õnneks tuli meil ilusti boostkat vahele, lüütas, lasi wastegate'i lahti, kõik oli korras, aga et sihukest asja rohkem juhtuks, siis elimineerisime probleemi. Nüüd on kõik keratavate siis ühendustega ja metallist ja jooksevad siin ja peitsin selle boost solenoidi sinna all ära, siin mis kaamera pealt näha ei ole. Siis mis veel, pihustit panin korra peale, aga avastasin, et pihustega oli väike probleem. Üks pihusti 4 siis jäi kõvasti teistest taha egete temperatuuride järgi ja igaks juhuks võtsin uuesti maha ja lähevad uuesti puhastusse kontrolli, et mis selle 1/4 juhtus. Et sendis küll näitas, et kõik oli hästi, aga kui peale panin auto käima, siis oli kohe näha, et väga suur vahe oli vahel ja niimoodi kindlasti sõita ei saa, kui üks pihusti teistest taha jääb, aga ma arvan, see on ainult aja küsimus, saame selle korda. Siis mis siis veel vahepeal, et proovisin vahepeal alla õiget räägislikke. Eelmine hooaeg siis näitas, et ega meil selle tavarehviga, selle tava Falconiga seda maagilist 9-9 aega ära ei tule. Pidamist ei ole, 60 jalga ei saa korralikult teha ja kui 60 jalga lõpuks saame teha, siis hakkame juppe lõhkuma. Ehk siis see tänavarehvidega ja täie laksuga sidurid lahti laskmine ei ole tegelikult jätkusuutlik lahendus. Ja mis me siis selleks jaoks ette võtsime, et proovisime kõigepealt fitmenti, võtsime Frankenstein Racingu meeste käest korraks laenuks nende vanasi 15 tolli välgesid ja räägislikke ning proovisime korra sobitada ning tulemust näitasin siis pildi peal, mis ma vahele lõikan, et tegelikult probleem on selline, et selle kõrge rehviga, kui me alla panime, siis see rooli ots, mis siin on, näete siin samas, väga hästi näha pole, me hakkame rotastult ära võtma. See rooli ots kuramus, see läheb rehvi vastu ja eest on ka see jama, et rehv oli siit siis üsna omajagu koopast väljas. Ehk siis kui kergemgi sihukene kaalujaotuse muutus on autos, siis tõenäoliselt see träägislik, mis me tahaksime siia alla panna, läheb põmdi vastu tiiba ja keerab meil kogu tiiva pekki. Et see ei ole ka lahendus. Mis meil siis plaanis on? Esiteks, taga oli tegelikult kõik okei, seda ma unustan öelda. Taga oli niimoodi, et isegi jäi ruumi üle ja saaks isegi veel rotast puhpasse lükata, et tagumiste osadega on kõik okei. Tegelikult, mis üldse probleem on, oli see, et hakkasin omale siis neid 15 tolli velgesid otsima ja tuleb välja, et mitte ükski tootja sihukeste mõõtudega velge enam ei paku. Oli üks tootja, oli vist Compomotive, aga nemad minuga juttu ei tahtnud teha. Ei tahtnud ka läbi edasi meie juttu teha ja nende käest vastust ma jäingi ootama. Ja mida ma siis tegelikult otsisin, oli siis 15 tolli laiesid, 5x112 augu mõõduga, vähemalt 7,5 tolli laiesid velge, ideaalis 8. Ja tuleb välja, mitte keegi ei tee neid. Ja mis on lahendus? Leidsin auto 24-st ühed vanad Audi Ronal väljed, 15 tolli, 5x12, 7,5 laiad. Tahakski proovida, et kuidas nad tagumise supportiga jäävad, et kas on taga vaja hakata ka midagi mängima või lähevad ilusti peale. Paneme natukene võib-olla flantsi vahele ja läheb rehv peale ja taga on kõik korras. Selle proovime siis tegelikult täna ära. Aga ees on natukene kehvemad lood. Selle rooli otse pärast me peame panema päris korraliku flantsi ja see tähendab, et siis uus velg koos räägislikiga tuleb siit omajagu
koopast välja. Ja see tähendab seda, et ees tuleb hakata natukene tiivasid mudima. Leidsin ühe pakkuja Rootsist, kes siis teeb tegelikult Audi S2-le whitebody tiibasid ja carbonfiibrist. Ehk siis tegelikult need me tellisime juba ära ja selle võrra tuleb siis see koopaäär siit tuleb natukene välja poole ja mahub see ratasse ilusti all ära. Ega midagi, tellimisime need tiivad ära. Kui kohale jõuavad, siis proovime külge sobitada ja siis, kui sellega on kõik okei, laseme ära värvida ja pole midagi. Tuleb siis kerge whitebody kit kupeele. Kuna tahame kiiresti ära sõita, siis mis teha? Tuleb siis need ohverdused teha. Ja mis veel, et kahjuks on see, et kuna 15 tolli välja tuleb panna, et see ratas siia all ära mahuks, siis tähendab seda, et need ilusad Porsche supportid lähevad riiulisse istuma. Peame kahjuks downgrade ima siis Audi S2 originaalpidurite peale, G60 pidurid pidi olema ja natukene väiksema piduriketta ja natukene väiksema, oluliselt väiksema piduriketta peale. Aga midagi, paneme siis järgmise suveks varju taha ja kui midagi peaks valesti minema, siis pidurdame varjuga. Tui. Loodame, et midagi valesti ei lähe. Et see on ka ohverdus, mis me peame tegema. Et 17 tolli välg on, nagu te ise näete, absoluutne miinimum, mis siukas ilusa supportiga kasutada saab. Ja kuna me nüüd lähme siis tragislikkidega, lähme 15 tolli välgade peale, siis pole midagi teha. Peame ka supporti väiksema panema. Mis veel oli siis kapoti alt? Täna on siis veel see plaanis, et ma hakkan vaikselt uut süütjuhmastikku välja mõõtma. Kuna mul siin hooaja lõpus oli probleem, et hakkas täiesti lambist vahele jätma, vahetasin küünlad ära, mingisugust vahet ei olnud, siis tegelikult ega viga üles leidnudki, hooaeg sai vahepeal läbi ja mõtlesin, et siis kuna see juhtmastik, mis mul on siin nende koilide peal, ütleme niimoodi, et ega ta kõige nagu parem tegelikult ei ole. Näete, ise jookseb siit väga kuumast tsoonist ja jääb igasugust asjade taha ja ma ei tea, mis veel. Siis mõtlesin, teen sikuse triki, et teeme uue juhtmestiku ja teeme niimoodi, et keerame siit koilid niimoodi siia poole ja siis hakkavad tulema juhtmed tegelikult pihustit alt välja ja jääb hoopis ilus puhtam nagu välimus kogu kapoti alla. Pluss vahetame siis veel need pistikud ja klemmid ka sealt ära ja asendame need Deutsche Motorspordi natuke ilusamatega, et mul siin jõudis ka vahepeal pakk kohale, ilusad 6 ja 8 Deutsche Motorspordi konnektorid ja asendame siis need vanad ja väsinud Audi konnektorid siis ilusate Deutsche Motorspordi DTM-idega. Aga okei, mis ma ikka siin plaaran? Proovime siis taga väljad ära, vaatame, kuidas need 15 tolli ranalid sinna taha suppordi peal istuvad ja kui kõik on okei, siis ega midagi polegi. Pean need väljad siis viima ilusti pulbervärvi. Aga kui kõik on okei, siis tellin huusele rehvid ära ja oleme valmis siis jälle kiiremini sõitma. No nii, sain välja alla ja tundub, et asi õnnestus. Siin suppordi vahel on ruumi veel täitsa okeilt, ehk siis taga ei pea tegelikult supportiga mitte midagi tegema, täitsa plug and play. Ja need väljad on vist olid ET 42,5 vist või. Ja vaatame, mis siin taga sellega on. Taga ütleme niimoodi. No, veel ruumi on, aga võib-olla on see, et taga on ka vaja mingisugust paarimillist frantsi ikka, et natuke välja poole tuua. Aga mõnus on see, et see velg on üsna koopas ja tähendab, et meil on päris mõnusalt siin ruumi, et see tragislik ära mahutada, et tegelikult see või suurem ET siis on päris hea meile, et saame siis flantsiga mängida. Et flantsiga kahjuks ET-d väiksemaks saab teha, aga suuremaks teha ei saa ja need väljad on 42,5, mis tähendab, et siis me saame päris mõnusalt vajadusel välja tulla ja leida see täpselt sobiv fitment nende tragislikkide peale. Et nad ei käiks kuskilt koopasse ja ei tekitaks meile siin probleeme kõva launchi all. Et taga on see just kõige suurem mure, et kui me Audiga stardime, kogu auto teeb niimoodi, tõstab ninna üles ja taga läheb koopasse, et siis jumala eest taga kuskil koopas vastu käiks ja midagi me ära ei lõuks. Et seda küll ei tahaks, et siin kuskil tiivale ja millelegi liiga teeb ja värvi ja üldse kogu selle autokere ära rikub. Aga ühesõnaga, need väljad siis sobivad, võtan need uuesti küljest ära ja viin kõik 4 tükki pulbervärvimisse, et saab need viisakaks teha. Ma arvan, et tuleb nagu meil kõik ülejäänud väljad ka tuleb siis gunmetal grey ja sobib see minu meelest selle autoga päris hästi kokku. Ja kui väljad tagasi, siis saan rehvid ka ära tellida, siis on meil üks projekt jälle valmis. Piduritega peab ka tegelema, ette peab siis uued supportid ja kettad panema. Et mul tegelikult kettad ja klotsid on juba olemas. Kettad on siin ootamas, klotsid ka.
vaja on veel siis supportid osta, supportid ümber vahetada ja siis saab kompleti kokku panna. Ma arvan, et täna valmis ei jõua, aga hakkama tegelema ka siis küünalde juhtmestikuga, vaatama, kuidas siin see asi sobib, mõne pikkused valmis ja hakkame vaikselt toimetama, et mul kahjuks kõiki vajalikke osasid olemas ei ole, aga piigussid ka maas, et siis on sobiv hetk hakata pikkusi mõõtma ja saame veel midagi äkki juba valmis teha. Aga okei, ma vahetan välja tagasi ja siis vaatame neid küünjuhtmeid. No nii, alustame siis Audi koilidega väikselt siin. Võtan lahti kõigepealt olemasoleva juhtmestiku koilide küljest ja siis vaatame, et mis me siin tegema peame ja kuidas me saame neid koile siin keerata, et asi heaks saaks. Nii, korras. Juhtmestik, mis me peame tegema, on siis 4-pinniline. Üks pinn on siis 12 volti pluss süüteolus, siis üks on maandus, mis läheb siis juhtmestikku ja kuhugi autokere külge. Teine maandus, mis läheb siia samasse, kui näete, selle juhtme kaudu, mis siin on, selle juhtme kaudu klapikambri kaane külge. Ja 4. juhe on siis signaal otse ajust, mis siis ütleb, et millal koil peaks aktiveeruma. Ehk siis kõikidele 5 on meil vaja teha 4 juhet. Üks juhe, mis on siis läheb kaane külge, on kõigil ühine. Need saab siis kõik kokku ühendada. Siis teine juhe, mis on toide 12 volti pluss, on kõikidel erinev kuskil siin pistikutes. Tegelikult mul on siin ka peale kirjutatud, mis on mis. Siis on signaal kõigil erinev ja on siis 2 massi, mis lähevad siia juhtmestiku sisse. Ehk siis on 3 esimest ja 2 viimast on eraldi massidega. Ehk siis pistikutesse peab minema meil, kui siis keegi jõudis kokku arvutada, 2x5, ehk siis signaalid ja plussid on 10 juhet ja 2 massi on siis 12 juhet. Ehk siis, et me saaksime kõik need klemmid ära katta, peaksime vähemalt tekitama omale 2x6 pistiku või siis 8 ja 4. Aga ma võtsin vist ainult 8 ja 6, nii et siis jagame omal need klemmid kuidagi 2-6 pistiku peale ära. Ja originaalid võtame siit siis nendest ajupoolsetest või siis autopoolsetest osadest lahti, paneme uued klemmid peale ja saame ilusad korralikud konnektorid siia. Alustame siis vaikselt mõõtmisega. Kõigepealt proovime seda, et keerame neid koilisi natukene ja vaatame, kuidas me saame need üldse panna siia. Tegelikult minu lootus oli see, et me saaksime keerata need koilid kõik niimoodi. Aga kohe näete, mis siin probleem on. Nii. Probleemiks on see üks siin. Kuna meil on siin väga toreda koha peal, on õlikork. Kui õlikork oleks siin vahel, poleks mitte mingit probleemi, aga õlikork on siin ääres täpselt. Siis kui ma seda keeran, kõik, rohkem keerata ei saa. Siis te kindlasti mõtlete, et okei, aga võta välja siis ja pane nii. Ja mul absoluutne maksimum on niimoodi. Kolemus jama. Niimoodi oleks suurepäraselt ilus vaade siin kapoti all, et saaks keerata kõik olid niimoodi, tuua juhtmed siit piiustite alla ja jooksed ilusti piiustite alt originaaljuhtmestiku küljest ja paneks konnektorid sinna selle originaal koha peale, siis uued konnektorid. Aga kahjuks meil on see üks esimene silinder, mille pärast me teha ei saa. Siis teine võimalus, ega meil ei olegi, meil jääb see piiravaks faktoriks jääb siis esimene ja ei tahaks ju teha niimoodi, et 4 tükki on ühtemoodi ja üks on siis absoluutselt teistmoodi. Et see jääks ka natuke võidikene kole. Ega midagi, me peame siis tegema nii, et keerame nad kõik siis vaatega nagu vähemalt natukenegi siia poole, täpselt selle esimese järgi. Ma võtan selle esimese siia kinni. Peame siis umbes kuidagi niimoodi tegema siin, aga peame igaks juhuks proovima, et kas me selle pistiku saame ka siia külge. Et mul tegelikult need pistikud on olemas, ma lähen kohe otsin ühe välja. Keerame nad siia niimoodi valmis. Siin pool muidugi ei ole probleemi. Noh, kui ma siin niimoodi keeran, on ju, et üks on siis natukene väiksem nurga all kui teised. Noh, äkki mängib välja. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Ja siis peame tegema siit siis niimoodi väikese nurgaga need kõik need juhtmed tooma. Aga pole midagi, ikkagi ma arvan parem kui see, mis originaalis on, et kõik juhtmed jooksevad siia kuuma wastegate'i poole, mis võib nendele juhtmetele nagu tegelikult kahjustusi teha. Et noh, nagu näha, siis need praegused juhtmed, mis mul siin on ka tavalise mitte kuumakindla teebiga isoleeritud. Ja noh, kui me sõidame mingid one mile challenge'id, kus me peame ligi üle 20 sekundi põhjagaasiga sõitma ja õiget temperatuurid lähevad siin pea 8-9 kraadi juurde, siis noh, ma arvan, et saate aru, et see ei ole väga optimaalne lahendus. Siit kollektori juurest ja vähem kuumemast alast on kindla peale optimaalsem neid tuua,
ja saab seal taga nagu natukene jahedamas tsoonis kõik need igasugused ühendused ära teha. Aga proovime. Ma lähen otsin konnektorid ja vaatame, kas me saame neid asju siia siis üldse niipidi panna ja siis mõtleme edasi. Leidsin siis ühe koilipistiku ülesse, et niisugune 4 klemmiga pistik ja käib otsa ka veel selline kummilott, mis siis hoiab igasuguse niiskuse ja mustuse siit nende klemmide vahelt ära. Nagu iga mingisuguse juhtmetöö tegemine käib või juhtmestiku tegemine on, kõik algab heast planeerimisest. Ehk siis vaatame kõigepealt ära, et kas me, kui me selle pistiku siia otsa paneme, kas ta siis selle 2 silindri koili vahelt üldse mööda läheb. Vaatame. Noh, tegelikult ei ole kõige hullem. Täitsa õnnestub seda siia külge panna ja isegi kui me natuke keerame veel siit jääb ruumi üle. Võtame ära. Näed. No täitsa, ma ei tea, ma arvan, et okei on. Ei pea muretsema. Saab kätte, ei pea üldse koilidega möllama. Ja noh, halvimal juhul on see, muidugi me saame alati koili veel tõsta ja siis pistiku küljest ära võtta. Aga ma arvan, et nii ju kõige hullem ei olegi üldse. Keerame nad kõik võrdseks siin ja ma arvan, et see on ju täitsa okidoki. Nagu iga juhtmestiku tegemine läheb, et siis kõige tähtsam on ettevalmistused ja asjade ära mõõtmine. Et siis täna, mis ma tahaksin valmis saada, on välja mõõta kõik juhtmete pikkused, mis siis jooksevad siit erinevatesse kohtadesse. Ehk siis nagu ma enne ütlesin, et üks juhe on kõikidele ühine, mis läheb siia alla, on tehtud mul klapikambli kaane peale üks väike põlt, see läheb siia kupti, siia alla. Ehk siis kõik need liitumiskohad, mis meil siin on, ma tahaksin ilusti välja mõõta ja pikkused paika panna. Ehk siis kui ma hakkan kõik need juhtmed siin omavahel kokku panema, et siis kõik pikkus ilusti klapiks, meil jääks kuskilt midagi puudu, meil jääks kuskilt midagi üle ja oleks üldse nagu niisugune viisakas see asi siin all. Ehk siis ma leidsin mingisuguse juhtmejupi ja proovime siis ära, et ma võtan selle kummilütis küljest ära. Et proovime ära, et või mõõdame ära, kui pikka juhet on siis meil see kõige pikem juhe, mis meil siin juhtmestikus tuleb. Ja hakkame siis selle järgi kõiki teisi ka välja mõõtma. Et meil siin tuleb tegelikult siis siit pistikust peab tulema vähemalt 3 juhet, mis meil jooksevad siia lõppu välja ja proovime siis esimese kõige pikema välja mõõta, et kui pikk ta tulema peaks. Me teame, et meil tuleb siit niimoodi, peaks siis sagi hakkama keerama. Jõuab siia esimese, ma arvan, või siis teise kolmanda pihusti vahelt hakkab siis jooksma see juhe. Ma arvan, et kui me hakkame niimoodi tegema, et siis ta vist ei jää kõige parem või äkki jääb ka, ma ei tea. Samas vist ma arvan, et pole hullu. Proovime korra selle kumbijutiga ka, mis nägu see teeb. Siis me saame kohe selge pildi ette ju. Nii, jätame natukene varu ka, et kui me hakkame siia klemme peale panema, et oleks meil mõnusat ruumi. Noh, kui me paneme siit niimoodi, veame, tegelikult ma arvan, isegi saab asja. Paneme siit, lähevad siit vahelt, läheb siit alt, teiste juhtmete vahelt, vaatame, paneme siit näppu kinni. Jõuab kohale, kus on originaal juhtmed ja ma arvan, et kui me jätame siin natuke varu, kui mõni klemm või mingi asi valesti läheb, vahepeal ikka läheb, on ju. Kui me teeme selle esimese kõige pikema juhtme, teeme 3 tükki umbes, siin on siis originaalpistik, kuhu saab minema. Kui me teeme siis nii pika, panen natukene juurde, et siis saab lõpuks, kui meil on kõik asjad on isoleeritud, et siis saab selle viimase pikkuse kätte. Teeme näiteks nii pika, siis ma arvan, et meil on kõik asjad väga hästi. Ehk siis see on meil tegelikult maksimaalne pikkus, mis meil vaja on ja siit hakkame kõiki muid ülejäänud asju ka välja arvutama. Aga ma mõõdan ülejäänud asjad ka ära, paneme siin praegu kiiresti timelapsi peale, panen selle pikkuse kirja ja siis mõõdan ka ära iga järgmise juhtme, mis siit peaks välja ühenduma, et kui palju, mis on need järgmised ärakõõramiskohad, siis ma arvan, et kui me selle paberi peal valmis saame, siis me oleme täna väga heas kohas ja pärast juba järgmises osas siis hakkame välja mõõtma ja neid asju reaalselt valmis tegema.
Nii. Tegin siin natukene mõõtmist asju ja siis sain aru, et mis ma neid asju ikkagi siin sentimeetriga mõõtma hakkan, et kuna mul on ju kõik siin kohe olemas, siis parem mõõdan välja ilusti kõik pikkused, mis ma vaja on ja teen juba siis ühe juhtme niimoodi iga koili jaoks valmis. Tulemus on siis niisugune, et jätsin siia ka väikese varu, et kui mul oleks vaja mingi klemm või asi maha nüsida pärast, et siis nende klemmide panemine on üsna viimane samm, mis siia koilide poole tulevad, et tähtis oleks kõik jagunemised saaks ilusti õigetes kohtades ära teha ja tegin siis nii, et iga jagunemiskoha peale, mis meil pärast siis selle termokohane valu tuleb, panin selle ühe nipuka, ehk siis esimene koili juhe tuleb tegelikult teise ja kolmanda piusti vahelt. Hakkab siis siit alt niimoodi jooksma, et praegu on natuke kehva näidata, sest et pole eriti jäikust ja hüppavad igale poole siia-sinna. Aga siis teise silindri oma tuleb siis kolmanda ja neljanda vahelt ja viimased tulevad siis siit tagant, niimoodi hakkavad jagunema. Ja tuli mul umbes niisugune uss välja siis ja nagu näha, siis jäi siin natukene varu ka. Kui ma surun ta siia alla, siis jõuab siia just välja. Aga ma arvan, et siin siis praegu tõmban joone alla, et mul on see esimene skeleton on siin valmis. Ja jätkame juba siis järgmises videos, kui hakkan laua peal asja edasi tegema, et pole mõtet siin kapotti rohkem vaeva näha. Mul on pikkused on kõik olemas. Okei, üks pikkus tegelikult on veel puudu. Siia alla, kus mul läheb see praeguse juhtmestiku, siit jookseb kaane külge mass siia alla ühe kruvi külge, kaane külge. See on vaja veel ära mõõta, aga see selleks, et mul juba esimene, ütleme nii, et kuna see on natukene paksem juhe, niisugune päris paraja otsaga või päris paraja sisuga, et siis selle teeme 12 volti plussiks ja see on juba siis kõikidel koilidel olemas, ehk siis mul on pikkused kõik olemas ja edasi on ainult juhtmete lisamine, siis paneme termo kahanema, hakkame vaikselt neid klemme siia külge panema ja tulebki meil ilus juhtmestik siit siis nende piust juhtmestikuga koos. Vot nii, aga ma arvan, et tõmban seekord joone alla, päris külmaks läheb juba siin garaažis, ei taha kaua teha. Ja jätkame juba järgmine kord, kas siis Mersu või Audi asjadega. Kuulge aga ikka like ja subscribe ja aitäh, et vaatasite ja näeme järgmine kord. Tšau!